Täna tuleb mulle külla kohe särav imeline Vivian Vau. Ja kes teda ei tea, siis ta on imeandekas kingapoe omanik ja mitte ainult kingapoe, vaid see, kuidas ta räägib elust, loomingust, loovusest, värvidest, on mind väga palju inspireerinud. Ja täna me kavatseme lisaks sellele inspiratsioonile rääkida ka, mis paneb mõned inimesed loomingust kas loobuma või kuidas loob see iseteadlik keskkond või hoitud keskkond justmelt meie väikesel lapsel justkui käest kinni ja aitab meil edukalt, õnnelikult, lustlikult elus edasi liikuda. Ole meiega! Tere tulemast taas Lilian Saage podcasti. Ma olen nii elevil, et saame täna siin saates võtta teemadeks erinevaid aspekte elust, värvidest, lustist, põnevusest. Ja nagu ikka, siin saateruumis me räägime teemadest, mis võib-olla alati ei olegi mugavad või hoopis oleme ära unustanud või võib-olla kellegagi ehk isegi rääkida nendel teemadel. Nii et täna ma loodan, et me saame sisse vaadata päris erinevatele eluvaldkondadele läbi mõtestatuse, aga samas ka võib-olla läbi vanarahva tarkuse ja pisuke huumori. Mul on täna külas särav, särtsakas. Inimesed tunnevad teda nime järgi pigem Vivian Vau, kuigi ta ise on Vivian Unt. Tere, Vivian! Tere, Lilian! Mul on nii hea meel sind et sa oled mulle tulnud siia saatesse ja ma pean kohe algatuseks ära rääkima, kuidas mina sind tean. Nüüd olgu tervitatud kõik Tartu Aardla tänaval elanud noored, kes elasid seal 80ndate lõpus, sest mina elasin majas 146, kus asus juuksur ja sina asusid majas 144. Jah. Ja sina olid teisel korrusel, ma mäletan. Jah. Ja mina olin 5. korrusel. Vot! Mis tähendab seda, et need lood on väga vanad juba. Ja See oli esimeses trepikojas oli. Mina olin teises trepikojas, kus kütid elasid. Täpselt. Just. See oli Carolini vastas naaber, jaa, just. No juba just. maailm nii väike. Nii et kui ma mõtlen juba selle aja peale, kuidas elu oli, siis värvidest me palju sealt ei teadnud midagi. Ei. Võililled olid ikka kollas. Jah. Räägi, kust on tulnud sinu ellu värvide armastus? No vaadates sind, kõik, kes on käinud kordki Vivian Vau kingapoes, mina täna ka võtsin ühe ilusa kingapaari kaasa siin, mul on neid kodus mitmeid ja mitte ainult kingi, vaid ka saapaid, mul on ilus vaadata sul endal jalas olevaid. Kus on tulnud sinul armastus värvide vastu? See on küll väga hea küsimus. Ma ei teagi, kas ma olen selle peale kunagi niimoodi mõelnud. Päris aus olla. Sest ma lihtsalt tean, et ma olen alati värve arvastanud ja mis puudutab riietust, siis ma ei ole ennast kunagi mustas väga hästi tundnud. Sestap ka värviarmastus. Aga võib-olla ma ei teagi. Kindlasti ma tean, et laste kunstikool Tartus, kus ma käisin. Ja kindlasti loodus. Sest mind on alati vaimustanud see hästi tilluke detaili ilu looduses. Ja ma arvan, et loodus ja laste kunstikool ja siis ma käisin ka Külli Tuvikese siidimaali kursusel, siis kui oli 90ndate algus, kui siidimaal oli tohutult populaarne. Ja mind alati kummastas see, et siid, mis oma olemuselt on sellise peene kuma või säraga, kangana. Et miks valdavalt kasutati selliseid pigem poriseid toone? Toona.
ja mina kasutasin alati noh, nagu pigem seda kammat. Värviarmastus on mind Mhm. tõesti saatnud terve elu, aga kust seda, ma pean selle peale kohe mõtlema. Ma ei tea, mina pereterapeudina kohe küsin, et kui me hakkame sinu perelugu mõtestama, Jah, siis ma arvan, et paljud pereterapeudid praegust mõtlevad ka, et Lilian, küsi ometigi, kes tema varasematest põlvkondadest on armastanud värve ja kallid pereterapeudid, nagu te näete, küsimus tuli. Kui sa mõtled korraks oma pere peale, et minu ema armastab värve just mõtlesin selle peale. ja minu ema kannab värve Mhm. väga julgelt. Muidugi ma mäletan, kui me seal Aardlas elasime, siis tema otsustas, et ja ma ei mäletagi, mis värviga see oli, aga igatahes seinad ta maalis tumedaks ja tema pinginaaber, skulptor Tiiu Kirsipuu ei pidanud seda üldse heaks. Mm. Sellepärast, et see oli nagu natuke selline koobas, aga see oli iseenesest oli seintel oli kihvt, ainuke jama oli see, et see natuke andis värvi ka. Aga nüüd on tema koduseinad juba palju aastaid, on ikkagi väga kaunites värvides, mida me ka ise maalisime. Mhm. Ja see oli 90ndate keskel, kui me kolisime Emajõe äärde, siis selline me ise värvisime ja erinevates tubades on erinev värvipalett ja ikkagi pigem sellised virsikud ja roosad Mhm. ja tärkava kevade roheline ja noh, ikkagi värvid. Mhm. Kui mina mõtlen tagasi selle ajale, kui me koos seal Aardla tänavas küll trifaad mängisime ja kõik need, mis need lastemängud seal olid, Mädamuna. no ikka kõik need lastemängud meil Mhm. oli ju, kõik tulid, keegi ei küsinud sotsiaalmeedias, kas välja tuleb, vaid lihtsalt lapsed kogunesid. Ja, Õhtuti lapsed kogunesid või päeval lapsed kogunesid. ja, Et niimoodi seda elu elati toona. ja, Et mina mäletan, et sinu ema juba toona minu meelest oli julge naine, kandes teistsuguseid riideid võib-olla kui teised. Et temas oli seda vürtsi ja särtsu omajagu. tõmbles ise. Ja ma mäletan seda, et kui ma mõtlen tagasi Ja, sellele mälupildile, siis ja kui ma mõtlen, vaatan ka, et vaatan sind, et see julgus olla enda moodi, julgus valida endale sobivat. ja tõmbles ise ja tema minu ema siis need, kes ei tea, on Mari Unt, kes on juba 30 aastat koolitanud Tartus ettevõtjaid. Ja temal oli väga hea suhe oma vanaemaga, Noora Humalaga, kes oli erakordselt osav õmblemaks ümber minu vanavanaisa mantlist tegi ümber midagi või no ühesõnaga, ta oli väga osav, et kasutada seda piskut, mis saada oli, Mm. väga loominguliselt. Ja temaga tikkis neid suuri seinavaipu. Mm. Ja ta tikkis, mul on alles see, no umbes, ma ei tea, nii väiksele minule tehtud rahvariided. Ja mina arvan, et minu ema pean vot nüüd varsti avaneb võimalus küsida ma pean ema käest palju asju küsima. Aga et ma arvan, et minu ema sai selle impulsi oma vanaemalt. Mhm. Mina oma vanaemadelt olen õppinud väga palju, aga selle julguse ma olen kindlasti saanud oma emalt. Mhm. Julguse elada ja olla Mm. Elada ja olla. ja Kõlab luua. jaa. Oh, kõik saavad nüüd mõelda, et kui palju nemad on saanud oma emadelt julgust elada ja olla Ma ja siis võin luua. kohe Jah, siia sulgudesse panna ka see, et mis noh, et mis siis vanaemadelt. jah. Sest ma olen palju mõelnud oma kadunud vanaema Inge Undi peale, Mhm. kes oli pedagoogikaprofessor. Ja tema siis, kui me suviti veetsime palju aega maal koos Kütiorus, siis see, kuidas ta oli ja praegu noh, muidugi mälu on ju väga loominguline. Mhm.
Sest et nagu uuringud näitavad, et umbes 50% sellest, noh, mis nagu peaks olema faktitruu, et ikkagi mälu on faktide osas väga loominguline ja siis rääkimata sellest, mis noh, ühesõnaga on palju subjektiivsem. Siis ma mäletan seda, kuidas mu vanaema oli vaimustuses. No et kui ma kudusin oma nukule kampsunit või konstrueerisin seal mingi väikse vihmavarju, ma ei tea, mis materjalidest toona. Või kui disainisin moosipurgi silte või ta ei hoidnud kunagi oma vaimustust tagasi. Ja ma arvan tänu sellele, et minu vanaema nii ikkagi kirglikult väljendas oma vaimustust, siis see minus kasvatas seda, et ma julgen katsetada ja ei karda eksida. Et see eksimine on täiesti okei ja käib elu juurde, aga et mul ei ole see, et ma parem ei proovi. Ehk et sa oled nii, et kui mõelda selle peale, et me eelmises saates rääkisime Katrin Saaliga palju, et mis on meie vajadused ja kuidas me lapsena ka areneme, et sina said oma vanaema käest nii puhta imetluse peegeldus oma tegevusele, oma loovusele, oma katsetustele, et sealt ei teki hirmu, et issand, ma ebaõnnestun, vaid hoopis keegi, kes vaimustusega vastu võttis. Ja, Ja seda ei olegi väga paljudel, kes kogevad sellist imetlust ja julgustust ja oi, vaata, kui toreda asja sa oled valmis saanud ja tule räägi mulle sellest veel. Ja mitte lihtsalt pinnapealselt lihtsalt, et öelda seda, vaid et päriselt ka olla huvitatud ja imetluses ühe lapse loovusest ja loomingust. ja ma olen oma vanemale väga tänulik ja ma olen mõelnud palju selle peale nagu koolisüsteemi vinklist, mis on minu jaoks väga kahetsusväärne. Et no väiksena, ma ei tea, kas tänapäeval kirjatehnikat enam õpitakse. Õpitakse ikka, Väga võin hea. öelda. Aga ma mõtlen seda, et kui sa õpid neid, ma ei tea, P-paunasid tegema, et kui oleks haridussüsteemis fookus selles, et mitte punasega kriipsutada alla neid nagu, et mis on koledasti tehtud, vaid et tõmmatakse siis, ma ei tea, kollasega ring ümber sellele, et need on kõige ilusamad paunad, tee rohkem selliseid. Et siis fookus läheb sellele, et noh, innukusele, et ma tahan teha hästi, mitte see, et midagi mul ei tule välja. Et mida me toidame lastes ja see on nii lihtne, noh, nagu mulle tundub, võib-olla see ei ole, ma ei ole pedagoog ja haridussüsteemi pole kunagi püüdnud juurutada, aga ma mõtlen, et kui fookus oleks sellel, et mis on hästi ja seda kasvatada, mitte sellel, et see on valesti, see on valesti. No. Mul on kohe siin 2 asja mind nii kõnetavad praegust, et aga järjekorras. See, mida sa viimati just rääkisid, ma mäletan oma kõige noorema poja Arturiga, kus temal oli kirjutamine raske ja kõik lugemine oli raske. Ja tal ei läinud see libedalt. Ja ma mäletan, et ühes koolis siis õpetaja näitas, kutsus meid vanematena kooli, et me ikkagi ei pinguta liiga palju Arturiga, et Artur peab ikkagi paremini kirjutama õppima ja siis ta ütles, et kas te tahate näha vanemad, millisel moel teised lapsed kirjutavad ja tõi meile vihikuid. Artur istub sealsamas kõrval, vaadake, kuidas laps kirjutab, vaadake, niimoodi kirjutatakse, kuidas teie poeg kirjutab. Ja järjest laoti meile nende vihikuid ette, näitamaks, kui ebakompetentne on meie poeg. Jah. Ja kui ebakompetentsed oleme vanematena, vaatamata sellele, et see on meie 4. laps. Jah. Ja ma mäletan seda tunnet, väga ettevaatamatu. Jah, ja täiesti ja mida rohkem see vestlus kestis, seda suurema pahameele sain mina emana. Et kui keegi üldse midagi peaks nüüd kokku võtma, on ema. Sest emal tuleb ikkagi rohkem pojaga tööd teha. Jah. Et see oli väga selge vaade. Ja kui meie poeg siis vahetas kooli ja ta oli juba käinud Tartu Siie koolis juba peaaegu, minu meelest oli ta käinud mõned kuud ja siis õpetaja kutsus meid ka vaatama, et kuidas siis läinud on. Ma mäletan, hirmuga läksin kohale, et no mis sealt nüüd tuleb. Ja see tegelikult oli ühel õppeaastal ikkagi need, ja siis ta räägib nii, et mul on teile häid uudiseid. Mina, et no mis nüüd on juhtunud ja mõtlen, et see ei saa olla tõsi. Tema ütleb, vaadake, sügisel Arturil etteütluses 46 viga. Kevadel ainult 23 järgi. Palun! Ja ma mäletan seda rõõmu ja mul on siuke tunne, poiss, kuule, meil on hakanud hästi minema. 23 on ka palju, aga see eduelamus. Aga fookus on sellele, et on juba poole vähem.
täiesti teises kohas. jah, Ja ma arvan, et see mõttelaad on ikkagi meil väga suuresti see, et kas me näitame teineteise ebakompetentsust või me tunnustame teiste kompetentsust ja oleme imetluses sellest sirutusest, sellest pingutusest ja jah, me tahame, et keegi õnnestuks. Et see on nii oluline, nii et kõik inimesed, kes kuidagi mõjutavad kellegi arengut, oled sa ema, oled sa isa, oled sa onu, oled sa tädi, oled sa õpetaja, oled sa juht, oled sa naaber, hoolitse selle eest, et sa näitad inimesele, mida ta oskab ja tunnustad tema sirutust, mitte niivõrd seda eksimust ja ebakompetentsust. See on nii tähtis. Saame kõik ise väga palju siin ära teha. Oled nõus? absoluutselt ja sellepärast, et eelmisel aastal, äh, kui ma esinesin naiste heaolu festivalil, noh, mida ma ise üks korraldajatest ka, aga siis seal ma rääkisin sellest, et mida me tegelikult kardame ja et miks me ei julge äh, olla. Siis ma tegin selle katse, et palusin siis kuulajatel tõsta käe, et kes oskab laulda, tõsta käe, kes oskab tantsida. No mõned käed tõusid, aga ei olnud niimoodi, et kätemeri. Ja siis ma küsisin, et ja kui seesama küsimus oleks esitatud sinu 3-aastasele sinale, kas siis oleks tõusnud kõik käed? Ja siis ongi see, mis siis vahepeal juhtus? Et miks see on niimoodi, et see, et kas ma oskan tantsida ja ma ei küsi, et palun mulle fokstroti põhisammud, vaid et see tantsimine kui keha liigutamine, kui see, et kuidas selle muusika järgi kuidas minu keha seda muusikat tõlgendab selles hetkes siin ja praegu. Et justkui on fookus sellel, et see nagu soorituse ideaalsus on võit. Aga võit on tegelikult see, et ma hakkan lihtsalt tantsima. See tegevus ise, et ma tantsin, on võit juba, mitte see, et ma ei tea, ja siis veel, mis nemad arvavad ja noh, et tegelikult et see keskkoht natukene on suurem, kui peaks olema ja noh, et me piirame ennast mingi täieliku tobedate asjadega. Et et nii palju on rõõmu elus kadunud tänu sellele, et keegi kunagi on öelnud, et sa laulad mööda või et kuule, siin on sinust palju paremaid tantsijaid. Või et kui sa ei kordki, vaataksid, kuidas teised laulavad või tantsivad või ma ei tea, kirjatööd teevad või siis joonistavad, et no siis sa pigem ei võtaks ju paberit üldse pihku. Ma toon siia ühe näite ja siis ma mõtlesin, et kui absurdseks saab minna, sest muidugi on väga palju, ma tean oma sõpruskonnas naisi, kes on veendunud, et nad ei tantsi, sest neil on lapsepõlve rahvatantsutrennist on nii suur trauma. Ja siis, kui nad proovivad, siis on ideaalsed ja kui graatsilised tantsijad. Aga üks, mis oli, ma mõtlesin, et no siin peaaegu nagu groteskne näide sellest, kuidas milliseid karuteeneid ja kusjuures kindlasti on väga palju häid õpetajaid, aga kahjuks on see, et jutuks tulevad need noh, antud juhul üks naine, ma olin just teel väemaalimise üritusele ja selles samas ekipaažis siis me jagasime, meid oli 5 naist, jagasime, et kuidas meil on suhe maalimisega. Ja üks naine ütles, et tema siis koolis joonistustunnis teemaks oli joonista fantaasialoom. Väga Väga tore, põnev, väga põnev. ja sellepärast, et seal sa saad joonistada nii mitu jalga, silma, kõrva, polegi kõrvu, vahet ei ole. Niimoodi, siis tunni lõpuks ütles õpetaja tema joonistuse kohta, ikkagi see ei sobi, sest sellist looma pole olemas. Siis ma mõtlesin, et kas et millest me räägime ja kui kahetsusväärne ja siis ta ütles, et ta sai sellest oma loomingulisusele sellise hoobi, et ta pärast alles nagu aastakümneid hiljem kaevas välja selle, et kuhu see koer tegelikult maetud on ja kui absurdsesse kohta. Ehk et ta ei märganudki seda, et keegi ütles midagi, mis tegelikult oli täiesti sobimatu, lubamatu,
Sest lapsena sa võtad seda tõe pähe, sest Jah, et õpetaja on ju sinust nii palju targem ja õpetajal sa on autoriteet. jah, ja sa ei esita noh, iseendale seda küsimust, et äkki õpetaja rääkisib, et äkki ikkagi minu fantaasiaruum võib olla selline, vaid sa võtad selle õpetaja hinnangu, pruugid seda tõe pähe. Just. Ja seda hinnangulisust selles mõttes on väga-väga palju Kahjuks, kahjuks. jah. Ja ma ka ikka õiendan selle ära, et olgu tervitatud kõik õpetajad, kes suure südamega tööd teevad ja iga päev Jah, vaeva näevad. Et see on oluline töö ja see on raske töö ja olles ise ka paljude õpetajatega töötanud, hoolitse ikka enda energia eest esmalt. Sest muidu on päris raske anda lapsele toetust, innustust, kui enda ressurss on otsas, kui enda ramm on otsas. Ja seda ma näen ka palju õpetajatel, et seda enese eest hoolitsemist on vähe. Ja kuidas sa siis aitad sellel noorel lapsel seal areneda ja kujuneda ja suudad olla tema fantaasialoomaga, mis on nii fantaasiat täis, et õpetajal endalgi on raske näha seda fantaasialooma seal. Et ma kujutan ette, et see on keeruline. Aga ma tahan enne ühe asja veel, enne kui ma ära unustan selle, ütlesin, mul on veel teine asi õiendada mhm. või tuua tagasi, et kui mina lõpetasin lasteaeda, siis minu ema oli nii osav õmbleja, et tema nihverdas omaenda vanaemale või no oma emale ostetud padjapüüri riidest nihverdas ja õmbles välja minule siis lasteaia lõpukleidi Vau! satside, pitsidega. Ma siiamaani mäletan, et kui Mhm, keegi oleks öelnud, et sellest oleks pidanud saama padjapüürid, siis noh, ma arvan, et keegi poleks kahelnud seda. mhm. Aga ma arvan, et see, mida sa ka enne rääkisid ka sellest värvide ja loovuse ja armastus, ma arvan, et see oli väga palju ka põlvkonnast tulnud vajadus, et ei olnud ju võtta poest kõike sellist, et lähed poodi ja ostad, kitlit oli võimalik osta, noh, sobivaid, noh, ühetülbalisi asju oli. Mhm. Ja ma mäletan, et mul ema ka ei olnud küll väga usin õmbleja, et ta oleks palju endale õmmelnud või teistele, aga ma mäletan, et ka mulle täitsa mitmeid asju ta õmbles ja oma õdedele õmbles. Ja ja siinkohal tõesti, et ema, tänan sind selle eest, mõtlen ka selle kleidi peale, peaaegu samasugused roosad lilled olid seal peal. Et see on, ma arvan, oluline, sest mina seda oskust, et ma nüüd täna võtaks õmblusmasina kätte, ma olen küll õmblenud ja teinud endale kleite, aga Mhm. täna ma seda enam ei tee, oma lastele ma pole seda teinud. Et see on ka võib-olla kaduv selline, ka kaduv oskus teatud hulkades, et kunagi oli see normaalsus. Ja ikkagi õmblusmasin oli ikkagi igas kodus Just, ma tahan öelda, sisuliselt. et see kunagi oli normaalsus. Mul on õmblusmasin ja ma olen, ma mõtlen, ma küll kleite ei ole viimasel ajal õmmelnud, aga ma olen kingituseks õmmelnud paar kleidikotti, Mm, äh, ka kaasa arvatud oma emale, sellepärast et reisides on ikkagi kleidikotiga on väga palju elegantsem reisida, eriti kui sul on siitkleidid, mhm, äh, et nad ei kortsuks. mhm, mhm. Jaa. Mul on nii hea meel, et me oleme sinuga täitsa nagu mitut teemat juba siin puudutanud, kuidas põlvkonnad on andnud loovust ja saavad toetada ka seda, kas loovusel on ruumi lennata või loovus on nagu kärbitud tiibadega lind, Mhm. kus isegi aru ei saa, et tiib on katki tehtud juba ammu-ammu, enne kui ma lendamagi õppisin. Jaa, Ja keegi ei olnud, kes aitaks mind lendu, toetada mu sirutust, mu katsetusi. Et see on selles mõttes väga oluline koht. jaa. Ja kui me istume siin 2 naist ja sa ütled ka, et sa oled naiste heaolufestivali eestvedaja ja kui ma sinu juurde poodi sisse sadasin, olles oma esimeselt salvestuspäevalt tulnud, nähes sind seal Mhm. poes, ütlesin, et ma tahan sind siia kutsuda, sest ma näen, et sa oled kohtumas nii paljude naistega, sa oled ise julge, sa oled särav, sa oled naiste eeskõneleja, ma ikkagi annan siin seda aktivisti rolli, kus ma olen võtnud, et ma arvan, et need inimesed, kellel on hääl ja kes julgevad oma häält kasutada, meil on vastutus seda häält kasutada, et kutsuda rohkem inimesi üles oma häält kasutama, olema see julge, elu vastu võtmas, elu ise otsustamas, seadmas. Et ja siis, kui sa küsisid, millest me räägime, ma ütlesin, et suhetest, sa oled ju ka näinud, kuidas inimesed suhtuvad iseendasse, Jah. teistesse. Et ma võib-olla avangi sellega selle järgmise niisuguse vaate, et kuidas on suhe sul iseendaga kõigepealt? Et alustame endast, sest ma ei tahaks rääkida nii palju teistest ennem, me vaatame, et
Ma teen siis kohe ma sulle vastan, aga ma tunnen, et ma pean ka tervitama oma Aga palun! käsitööõpetajat Marje Pedissoni, sest et mina arvan, et tema ja ta on siiani, on ta Miina Härmas käsitööõpetaja. Ja ta on see, mis mind täiesti jahmatab, ta näeb sama nooruslik välja nagu möödunud aastatuhandel, me pole nii vanad. Ma ei tahaks öelda see mõeldav, aga palju aastaid möödunud on ja mitte öelda aastakümneid. Ja sest et tema kindlasti väga entusiastlikult läbi oma oleku, läbi selle, kuidas ta meid julgustas, kindlasti innustas meid loomingulisusele. Nii, aga vastates sinu küsimusele, siis kindlasti on oma seda suhet iseendaga ja iseendasse ja seda sisemonoloogi ma olen üha teadlikumalt kultiveerinud ikkagi viimased, ma ütleksin 20 aastat. Ja ma mäletan, kui noh, ikkagi see oli, ma arvan, 19 aastat tagasi, kui ma kuulsin Sven Grünbergi seal minu ema Estonian Neuromanagement Instituudis kursusel rääkimas budismist ja ta rääkis sellest ja ta ütles nii lihtsalt seda, et maailmas on piisavalt negatiivset ja piisavalt positiivset, et emma-kummaga täita kogu oma elu. Ja igas hetkes on sul valik. Siis ma mõtlesin, et assan nuga tõesti, noh, et nii lihtne see ongi. Ja kuna meil evolutsiooniliselt on meel on ikkagi selle negatiivse kallakuga, et ellu jääda, et siis on minu jaoks on väga oluline on siis kultiveerida seda, et mitte mõelda, mis kõik võib juhtuda, vaid pigem mõelda selle peale või esitada meelele see küsimus, et aga mis on see kõige ägedam, mis täna juhtuda võib. Sest et meel oma olemuselt noh, on kui terjer, mis ikkagi, et viskad talle selle pulga või selle kivi, ta läheb seda tooma, siis ta tahab järgmist, aga et ta tahab leida vastust sellele sinu küsimusele. Ja üldiselt meil tahab ka, et tal oleks õigus. Ja siis, kui sa ja siis sõltuvalt sellest, et mis tüübilise küsimuse sa esitad, siis ta kinnitab seda sinu õigsust. Ja kui küsida hommikuti see küsimus, et mis on see kõige ägedam, mis täna võib juhtuda, siis sa paned ennast justkui valmis, et see päev on seiklus ja et vaatame, mis saab. Nagu lastel see innukus, et nad lähevad nagu seikluse peale. Ja teadmatus on nende sõber, mitte midagi hirmsat. Nagu kujutatakse, et ikkagi, et sa pead teadma ja noh, et kontrolli all ja niimoodi. Ei, tegelikult see, mida me ei tea, et seal on see põnevus. Ja ma olen ja meditatsioon on mind väga palju aidanud just arusaamaks sellest, et milline illusioon on see 3D, mida me peame nii noh, nagu kalliks reaalsuseks, on ju. Aga et see, kuidas me kvanttasandil, kuidas kõik on kõigega üks, kui seotud me kõigega oleme. Et seda endale meenutades ja seda minu jaoks läbi meditatsiooni on olnud seda kõige lihtsam tajuda ja minu jaoks on ka ookean olnud minu jaoks väga oluliste õppetundide õpetaja siis. Aga just see, et ma saan aru, et see meel ei ole nagu kaamera, vaid et see on pintsel. Sa ise lood oma meelega ja sest et kui sa vaatad nagu läbi kaamera silma mingit monstrumit või kolli, siis on seda palju lihtsam karta. Aga kui sa tead, et ma olen selle ise maalinud, selle ise enda pintsliga, ise olen selle maalinud, siis seda sa ju ei karda. Et see, et hoida fookust
Sest et kuna noh, nagu see ütlus on, et energia järgneb Mhm, fookusele või tähelepanule, et väga teadlikult igas hetkes valida seda, et kuhu ma panen oma tähelepanu. mhm, Sest et sinna läheb minu energia ja see, mis mul selles hetkes on ja see praegune hetk mhm, on kõik, mis mul eales on. mhm, Ja see energia selles hetkes, kuhu ma seda investeerin nagu selle oma elu ja suurema maailma mõttes. Et kas ma investeerin seda ähm, äh, no nagu mingisse toredusse või millessegi, mida ma mind on äh, ühiskonna poolt õpetatud kartma mhm. ja mis mind siis nagu paneb ilusti väiksesse raha ja siis nagu ikkagi parem, kui see raam oleks natukene ahtam. Sest muidu võib-olla toimub see sirutus, millest sa rääkisid. Mhm. Sa rääkisid nii oluliselt ja põnevalt ka, et kuidas see mulle väga meeldis see, mida sa ütlesid, et kuidas meie meel on pintsel, mitte kaamera, eks ole. Mhm, Kuidas ma ise loon seda, kuidas ma ise loon enda mõttemaailma, kuidas ma võib-olla olen õppinud teadvustama, et mu mõtted tulevad kuskilt, minu mõttemaailm on kuskilt pärit ja see ei ole toetav või siis vastupidi, see on väga toetav olnud. Me mhm, tuleme tagasi ikkagi lapsepõlve juurde, et me oleme ära õppinud mõtlema kuidagi. Et ega see lapsel ei juhtu niimoodi ootamatult, et äkki mõtlen positiivselt, et oskan laulda, kui keegi küsib, kas oskad laulda, kõik tõstavad käed ja ühel hetkel ma enam ei oska või ei julge kätt tõsta, mhm, et asjad juhtuvad. mhm, Ja vot need juhtumised, et kuidas neid panna siis sellesse kohta, kus ma saan teadlikult valida. Mulle meeldib hästi see mõte, et meil on alati valik. jah, Kui ma hakkan märkama enda ümber tegevust, et mul on teadlik valik oma meelt suunata, oma tähelepanu suunata, minu meelest Rita Rätsep ütles nii toredasti, et mõtted juhivad meid, aga mina olen ikkagi mõtete boss. mhm, Kuskil ta intervjuus selle välja ütles ja mulle väga meeldis see julge väljaütlemine, et mina olen mõtete boss. Ja täpselt see nii on. jah, Et, et kui palju ma teadvustan endale, et kas ma märkan kriitilisust, mhm, kas ma märkan negatiivsust, kas ma märkan seda kolli, mhm, kas ma üldse märkan, et mina ise joonistasin selle kolli, mhm, kas ma märkan seda puudust ja kriitilisust enda ümber ja võib-olla olen ka ise, kes loob seda puudust ja kriitilisust. Nüüd ma tegelikult märkan positiivsust, elevust, põnevust, ebakindlust ka sellest, et ma ei tea, mis päev toob, aga ma usaldan, et küll ma välja mõtlen, kui ma selles kohas olen. mhm. Kas sa tead, mis on mõtete eluiga? Kui Ma arvan, et see on niisugune hetk, isegi vähem kui sekund, ma arvan. ähm, no aga mõned inimesed mõtlevad mingit mõtet 30 aastat. Mõtete eluiga on täpselt nii pikk, kui kaua sa seda mõtet mõtled. Mhm, Ja sellepärast on väga oluline ka valida, kui palju aega ma mingile mõttele annan. Sest et mingid mõtted muidugi nad tulevad ja võibki olla selles hetkes hirmus, aga siis on ka oluline valida, et kas ma tahan sinna kinni jääda. mhm. No just, et tulebki ju välja see, et mulle see ma ei olnud kunagi mõelnud, et mõtete eluiga võib olla terve elu. Sest et vaata, mõned on see, et lapsepõlves juhtus ja siis sa seod oma identiteedi nii Mhm, kõvasti selle mhm, mõtte, noh nagu, et see on sinu identiteedi ankur mhm, ja kõik sinu kannatused on sellepärast ja kõik, mis elus juhtub, on sellepärast. Ja siis samas, kui siis keegi julgeb küsida, et võib-olla on aeg sellest ankrust lahti lasta, siis see tõenäoliselt, kui sa oled nii suure, noh nagu sinna ümber juba ehitanud nii suure mingi raudbetoon, et siis see alguses on kindlasti see, et pole võimalik, aga kui sa siis hakkad mhm, mõtlema, et kui vabastav see veel võib olla. mhm, Aga jah, sest et kahjuks need mõtted, mida mõned mõtlevad terve elu, need pigem kipuvad olema need, mis panevad sind ennast ohvri rolli. mhm. Jaa, et see mõtete mõtlemine, elu nägemine filtri kaudu, et me sellest rääkisime ka Kristinaga siin paar saadet tagasi või mõned saated tagasi jah, et ja ma arvan, et see oli tegelikult hästi oluline mõelda ka, et millise nähtamatu seljakotiga olen ma teele tulnud. Mm, Ja seal on ka tegelikult mu need mõtted ja minu elulugu ja minu perelugu ja see vormib kõik ja ühiskond vormib, et me ei saa öelda kõik, et see on minu endast mhm, tekkinud. Aga mulle tundub, et siin on hästi oluline julgeda ka, et kui ma ei julge oma mõtteid avaldada
ja keegi ei peegelda mulle tagasi, et kuule, mul ei ole kunagi sellist mõtet olnud. Ma ei ole kunagi pintsliga seda kolli sinna maalinud, mulle hästi meeldib see metafoor, eks ole. Mhm. Et siis mul puudub ka võimalus tegelikult öelda, et oot, et aga kust minul see mõte siis pärit on? Mhm. Oota, miks ma arvan niimoodi? Sest meil on vaja aru saada taipamist, et see mõte on kuskilt pärit ja mul on aeg sellele mõttele öelda aitäh, kunagi see aitas mind, täna see mind enam ei teeni. Ja sest et see, mida ma tunnen tööl olles, et minus tekitab hasarti see, ma siis mul on ikkagi tööl, ma tunnen, et see on tohutu privileeg, et ma saan nagu natukene sisekaemust inimeste sisemonoloogi. Mhm, Ja see, milline on meie enda sisemonoloogi kvaliteet, tohutult palju määrab seda, kuidas me näeme maailma enda. mhm, Ja siis, kui noh, see, kuidas naised enesekohaseid neid, et millised jalad ja millised varbad ja kuidas üks või teine, mis kõik ei sobi. Ja siis minus tekitab hasarti ja kui ma tunnen, et see naine on nagu selles kohas, et ma saan seda küsimust esitada, siis ma esitan ka, et kas keegi on kunagi niimoodi öelnud või et nad on ise otsustanud, et jalad on liiga pikad või liiga lühikesed või no ma olen mhm, kuulnud igasuguseid asju, mis enda kohta arvatakse. mhm, Või et noh, et kust see pärit on. mhm, Ja, ja siis edasi, no muidugi, kui on, keegi on kunagi niimoodi arvanud, siis on ju see, et kui tõene see on. Kui on ise kunagi niimoodi arvatud, samamoodi kui tõene see mhm, on. Ja siis järgmine küsimus, et ehk on aeg see ümber vaadata. mhm, Ja eriti, kui inimesed, no ma saan aru, et kui inimene ei ole näiteks oma kehakaaluga rahul, et siis see on midagi, mida sa saad muuta. mhm, Üldiselt, valdavalt. On kindlasti kaasusi, kus see on keerulisem ja kaasusi, mhm, kus on palju lihtsam, aga et noh, üldiselt see on midagi, mida saab muuta. Pikkust või varvaste pikkust. See on parem, kui sa oled sellega sõber, sest et see on sulle elu. mhm, See, et mis kujuga või kui pikad on su varbad, osad ütlevad, mul varbad on liiga lühikesed, teistel on jälle varbad on liiga pikad. Aga see, et nad sul olemas on, tagab selle, et sa kõndides, sul on tasakaal. mhm, Ole oma varvastele tänulik, ole, et mida varem sa oled oma varvastega sõber, seda toredamalt sa kulged läbi elu, sest varbad on need, mis sind nagu elus ka edasi kannavad koos ülejäänud jalaga. mhm, Et midagi, no muidugi on see, et maailmas tehakse mingeid pööraseid varbailukirurgeid ka ja siis ma mõtlen selle, noh, nagu natukene, kuhu me oleme jõudnud. Aga et see, kui sa oma varvastega oled sõber, no nii lihtne asi, mulle mhm, tunduks, et nii mhm. lihtne asi, aga ma saan aru, et mõned inimesed, kes on harjunud oma varbaid vihkama, ma ei tea, mis ajast peale, siis ma ütlen, et kui kahetsusväärne. Ja et just see küsimus, et ehk on aeg see ümber vaadata, siis kuna ma olen seda küsimust nii palju saanud esitada, siis ma olen aru saanud, et inimesed paljud ei tule selle peale, et neil on see vabadus, et midagi, just nagu sa ütlesid, et see on mind toetanud, aga Mhm. enam ei toeta. Et see, mida sa oled harjunud uskuma või arvama või sa saad alati ümber vaadata. Et see ei ole midagi, mis on universaalne tõde. Oled sa nõus minuga, et selleks, et inimene saaks ümber vaadata seda tõde, mida ta on siiamaani uskunud, Mm. tal peab midagi juhtuma oma elus? Või noh, mina nagu mõtlen selle peale mitte nii, et see on mingisugune kriis või hädaorg, vaid et ma ikkagi mõtlen selle peale, et inimese muutuseks Mhm. või mingisuguseks asjaks on tal vaja mingit motivatsiooni, mingit tõuget. Mhm. Ja see võib olla ka see näiteks nagu, et ta näeb mingisugust, ma ei tea, kellegi ma ei tea, podcast'i mingi osa. Mhm. Ja ta mõtleb, et issand jumal, ma ei ole kunagi nii mõelnud või et hoopis vastupidi, issand, mulle tundub, et ma olen kinni jäänud. Või ta loeb Mhm. mingit raamatut Jah. või ta kuuleb kellegi vestlust kogemata pealt. Jah. Et tal peab tekkima mingi teadlikkus mingist teemast, et oi-oi-oi, ma vaatan ka oma varbaid ja siiamaani pole suutnud neid imetleda, aga tuleb välja, et teised kõik on võimelised imetlema, ükskõik mis kujuga need varbad on, ükskõik kui pikad nad on, näiteks. Mhm. Et ta saab kokku mingisuguse olukorraga, mis annab talle võimaluse, mitte alati lahenduse, aga see võimalus tekib
hakata vaatama ennast teise pilguga. Ja kui ta siis julgeb sinna minna ja siis hakkab nii-öelda iseennast uudistama jah, puhta lehena, jah. siis seal tekib minu meelest see avang ja aktsepteering ja et aga hästi, hakkame siis vaatama, et mulle hästi meeldib see muutuse 4 etappi, et esimene on teadlikkuse kasvatamine, Mhm, teine on, ma hakkan märkama seda, mille kohta mul teadlikkus tekkis. mhm, Hakkan märkama oma varbaid. No mul oleks küll hästi põnev vaadata, millised need varbad sul nüüd siis on, et kui pikad või lühikesed sul need varbad on. mhm. Pikad, Näiteks pikad, no ma jah. kujutan ette, et on Mul on pikad. jalg ka suur. Ja no järelikult siis peavad olema pikad varbad, mul endal ka on päris suur jalg. Aga ma ei ole kunagi pidanud oma varbaid pikkadeks. No aga ma ütleksin, et minu varbapikkus on täiesti heas proportsioonis ülejäänud Just, jalalaba jah, pikkusega. mulle tundub ka, et arvan täpselt sedasama. Kolmas etapp, mis tegelikult on kõige keerulisem, seni kehtinud mõttemustri muutmine või väljakutse esitamine sellele. Mhm, Ja vot seal on see, et kuidas ma olen mõelnud üldse asjadest ja alles viimane on teadlik käitumise muutus. jah, Kus ma hakkan teadlikult ütlema, oota, ma just eksponeerin neid pikki varbaid, las nad siis olla nähtaval. Või et mhm, hakkan vaatama seda. Ja mulle tundub, et see ei olegi nii lihtne teha, kui mul ei ole seda teadlikku peegeldust või seda heatahtlikku uudishimulikku küsimust, et kuule, kuidas sa üldse oma varvastesse suhtud, et mulle tundub, et praegust sa ainult annad nagu hagu alla neile, selle asemel, et imetleda, tänulik olla, et nad on tegelikult sul olemas. jah. Jah, et mulle kohe meenub, mõni aasta tagasi mul õnnestus Tartu Raekoja platsis uisutades oma jalaluu murra. Ja see oli tõesti mu vasak jalg kohe, ma tunnen kohe seda. Ja ja ma mäletan, et mul oli kohe ikkagi täitsa nagu häda käes ja pidi opereerima. Ma olin kipsis pikalt ja ma käisin ringi kogu aeg, oi vaese jalakene, igal pool, kus ma istusin, jalg tuli üles tõsta, Mhm, hoolitseda selle haige mhm. vasaku jala eest. Mis sa arvad, mitu korda ma mõtlesin parema jala peale, mis kandis kogu mu keha raskust? 0. Mitte kordagi. Mhm, Mitte kordagi. Ja ma mäletan seda ühel hetkel, et meil on nagu justkui miskit on haavatud või hädas või selline korrast ära ja me hakkame sellele tohutut tähelepanu pöörama. jah. Aga see, mis on vastupidav, tugev, tummine, Mhm, see on justkui elementaarne ja iseenesestmõistetav ja ma arvan, et elus on suhetega samamoodi. Või siis ka mingite olukordade või kehaosadega. Me jah, võtame seda nii elementaarsena, et seda tänulikkust või seda, et küll on hea, et mul on 2 kätt, küll on hea, et mul 10 sõrme, küll on hea, et mu jalad ja mul varbad on olemas. Küll on hea, et jah. mul kõrvad on olemas, mis kuulevad. Ehk et ma saan aru teisest inimesest. Mul on suu, mis väljendab mind ennast. Mul on silm ja silmad ja silmanägemine. Ma olen võimeline nägema kedagi. Ja seda on paljud on öelnud, et kui lihtne on oma elus tuua sisse suur muutus, kui sa alustad oma päeva. Enne veel, kui sa voodist tõused, silmad võivad veel kinni olla, kui sa mõtled, kui tänulik sa oled kõigele sellele. No see on seesama, see fookuse Mhm, nihutamine, et sa mõtled, ja kui kuidas see padi on ikkagi nii mõnus ja et see voodi, et sul on üldsegi voodi, kus sa saad noh, mis toetab sinu sellist kosutavat und ja et sul on kõik need 5 varvast ja noh, et sa käid läbi erinevad oma elu ähm, siis noh, mis puudutab keha, mhm, mis puudutab suhteid, mis puudutab sõpru, trenni, tööd, noh, mida iganes, mis mhm, parasjagu pähe tuleb. sa mõtled just nende aspektide peale, mille eest sa saad olla tänulik. Ja siis sa saad aru, kui palju seda kõike on. Ja muidugi võiks vaadata, et täna on pilvesilm ja tuju on mu pekkis. mhm, Ja siis on ülejäänud päev samamoodi. mhm, Et sa saad et nii lihtne on justkui sa nihutad oma fookust, sest et õnneks on see, et tänulikkus ja selline frustratsioon või masendus või mis iganes rikub tuju, need on vastastikku välistavad. mhm, Ja sellepärast, kui sa tunned, et midagi, mis tõmbab sind alla või mis mõjub sulle ahendavalt, nagu sinu mhm. enda energiat niimoodi kokku suruvalt, et kui sa siis paned oma fookuse millelegi, mille eest sa saad olla tänulik, siis sa kohe, siis minu jaoks vähemalt on see, et kuidas ma tunnen, et ma saan jällegi noh, nagu avarama kopsuga hingata Mhm. nii-öelda. Ma just tahtsin öelda, et sa ütlesid ja mõtlesin, et ma tahaks kohe nagu, et ma võtan nagu
õhku Jah. täis ja ma saan aru, et mul on õigus hingata ja mul on õigus elada ja mul on julgus elada. Jah. Ja olla siin täpselt nii, nagu ma olen, eks ole, aktsepteerides iseennast, õppides aktsepteerima iseennast, et see ei olegi nii lihtne teekond tõenäoliselt kõigile ja mõni võib-olla elu lõpuni õpib seda teekonda kõndides, et kuidas ennast leebemalt kohelda. Ja sest see, mis sa enne ütlesid hinnangulisuse kohta, me elame ühiskonnas, kus no ikkagi see hinnangute andmine, inimesed teevad seda väga varmalt. Ja ma mõtlen, et ikkagi, aga hinnanguid sa annad siis, kui sa ei ole iseendaga rahul. Sellepärast, et ikkagi, kui ma olen iseenda tagumikuga rahul, siis ma ei vaata teiste tagumikke, et natuke lame, natuke suur. Sellepärast, et mul puudub see põhjus, nagu see sisemine vajadus. Kui ma ei ole iseenda tagumikuga rahul, siis kõikide tagumikud jäävad mulle ette. Ja sama on see, et kuna see hinnangute andmine käib meil nii lõdvalt, et siis kuidagi nagu sellest iseenda väljutamine, nagu sellest lõppematust ringist on ka üks väga, see on selline oskus, mida tuleb lihtsalt väga teadlikult kultiveerida. Ja ka ise märgata, et kui ma vaatan tänaval ja tahan kellelegi või millelegi anda hinnangut, mis see on siis minus, mis seda tingib. Mind hästi kõnetab see selle kaudu, et Brené Brown on oma töös, tema tegeleb hästi palju häbitööga ja mulle hästi meeldib see, kuidas ta on hästi lihtsalt välja öelnud, et me muutume hinnanguliseks nendel teemadel, kus häbi on mulle endale kõige lähemal. Ja see mind hästi-hästi kõnetab. Et kui mina kunagi hakkasin vaatama, et lugedes Brené Browni Julgege juhtida ja Südameatlas ja tal on väga ägedaid raamatuid ja soovitan väga, Brené Brown on üks tõesti, mul on üks lemmikautoritest. Ja see, kuidas ta tõesti nagu kirjeldab seda, et kuidas me muutume siis, ja seal on 2 sihukest nagu aspekti kohe sees häbi kontekstis, et esiteks me näeme siis endast kehvemaid olukordi ja me hakkame neid kommenteerima, sest see paneb meid tundma, et meil on endal parem. Et see on esimene koht, et ma siis hakkangi nägema neid siis, kus on siis minu häbilugu, eks ole, mille kohta ma saaksin tunda seda häbi ja sobimatust. Ja teine koht on see, et ma siis hakkan vaatama hästi nagu jõuliselt, et mida ma saan siis teha, et jumalast keegi ei märkaks, et mul see olukord on. Mis võib tähendada ka seda, et ma hakkan siis, näiteks kui toome jälle sellesama näite, tagumiku näite, et ma hakkan ennast tohutult siis piitsutama, et jumala eest mu enda istmik oleks siis hästi treenitud, jumala eest kõik asjad peavad välja nägema nii, et jumala eest, et see koledaks ei läheks, jumala eest, et lamedaks ei läheks. Ja kui siis see lamedaks peaks ühel päeval minema, siis minu maailm saab otsa. Päike enam küll idast ei tõuse. Just. Et see selles mõttes on oluline, jah, et oluline mõista, et kuidas see häbi meiega töötab. Ja mulle hästi meeldib, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina ise teen sageli komplimente teistele. See on nii tore. Mulle väga meeldib vaadata teisi naisi ja mehi. Mulle väga meeldib sõnastada seda, mida ma näen. Ja ma näen, kui palju kohmetust see tekitab inimestele. Jah, Eestis eriti. Ja ma olen õppinud saama ka ise komplimenti ja kui alguses ma võtsin vastu ka, et ei mis asja. See kleit on mul juba vahel. Ja umbes nii, siis täna ma ikkagi, ja juba see on täitsa jupid aastad juba, ma võtan vastu tänulikkusega, et oi, aitäh, mul tõesti endale ka meeldib see. Tõesti valisin täna enda jaoks parima kleidi või et jaa, mulle tõesti meeldivad need kingad, küll on mugavad ja teevad kohe jala ilusaks ja seksikaks. Ja kohe nendega on nagu tore kõpsutada. Et ma oman seda siis, mida keegi näeb. Ja vaat see hakkab minu jaoks, see energia hakkab ringitama, et mõtle, mis juhtuks, kui me selle hinnangulisusele anname sama pintsli positiivsusega, et seesama märkamine, mille me anname kriitikale, seesama märkamise jõud, mis meil kõigil on, me kõik näeme ju. Kui doseerida mitte sellele kriitikale, aga seesama doos läheks täpselt sama doos, sama innuga, sama usinusega, vaatan, kes mida sööb,
oi, kui põnev pala seal taldrikul on. Oi, kui pikad jalad, oi, mis riied, kui huvitavalt on Mhm. kombineerinud riidetükid endale selga, oi kui põnev. Kui teistsuguses ühiskonnas me elaksime. Absoluutselt, Jah. jah. Minu ema, aga see oli juba aastaid tagasi. Ähm, Me arutasime sedasama komplimendi teemat ja kuidas eestlastel on selle just komplimentide vastuvõtmisega. Nüüd on juba palju paremini. Mhm, Aga siis mõtlesin, et kui hea vastus on see, et kui sa teed mulle komplimendi, siis mina ütlen sulle, et teil on nii hea maitse. Sellepärast, et see ühelt poolt, et ma võtan komplimendi vastu mul läks ning natuke aega. ning ma tunnustan sind, et see on nagu see, et Oo. ma võtan vastu ja teen sulle vastu komplimenti samaaegselt. Ja see on väga huvitav, ma vaatan, kuidas inimesed siis, mis ma sellega nüüd peale hakkan. Just. Mul läks juba jupi, ma arvan, et ma olen päris kiire, päris terav pliiats pakis, aga mul läks aega, et mu aju jõudis ära protsessida, mida sa päriselt ütlesid. Jah, Jah, et ma saan aru nende kohmetusest, mida sellega peale mm, hakata. Jah. jah. Aga igatahes on ja just selline spontaansete komplimendi tegemine kellelegi Mhm, bussipeatuses või mhm, tänaval või noh, ühesõnaga, kus ei ole selline sotsiaalne situatsioon, et võib-olla nüüd oleks viisakas, vaid et lihtsalt mööda mhm. minnes, kui miski sind vaimustab, ütle seda. Sest et peamine on see, mis on minu jaoks, noh, nagu ma olen läbi elu ikkagi juurelnud igasuguste paradokside kallal. Aga komplimentide tegemisega on see tore asi, et sul on endal pärast toredam ja sellel, kellele sa ütlesid, on toredam ning nagu on uuritud, et kõik, kes olid selle tunnistajad, neil on ka toredam. Mhm. Ja vaata, mida see tegelikult teeb, on see, et mu meel ju niikuinii märkab. Mm, Ja kui ma märkan ja annan järgi sellele, mida ma märkan, siis ma algatangi nii-öelda justkui nagu selle jada, jah, selle protsessi. See, kellele ma ütlen, on tore, need, kes osa saavad sellest, on tore mhm, ja nii tõstev on see ja ta ei maksa mitte midagi. täiesti tasuta. Täiesti tasuta. Jah, Meil on veel üks jada, mida me siis oleme teinud ja nii, meil on selline küsimuste jada teineteisele, et nii, iga eelnev küsija või iga eelnev külaline kirjutab järgmisele saatekülalisele küsimuse. Ja minul on siin sinule üks küsimus. nii. Et ole hea, vaata, kas sul õnnestub lugeda, mis seal küsimuseks on, loe ette ja mina ei ole seda küsimust vaadanud, nii et ma ei tea, mis küsimus see on. Ave Nukki kirjutas selle küsimuse sulle. Nii et Mhm. mhm. Ilusti saan käekirjast aru. Väga hea, et Avel Ja, on suurepärane käekiri, saame ja, kinnitada. ja kõik paunad on väga kaunid Nii tore on, et nagu lihtsalt nii tore on, sa räägid ka seda paunadest, et Ave nimelt elab juba Austraalias 9. aastat, on Sydney maja eestvedaja ja nii tore on, et saab jah, kinnitust leiab see, et endiselt kirjutab eesti keeles hästi väga ja kaunilt. ja vigu pole teinud. Mitte ühtegi, isegi mitte 23. Just. Nii, küsimus on, mis sind kõige enam inspireerib? Hohohoo, mis küsimus? Täpselt. Kui kaua mul vastamiseks aega on? Võta rahulikult, meil on siin ennegi olnud inimesed, kes mõtlevad rahulikult. Ei, lihtsalt ma mõtlen seda, et Sa mind mõtled, kas vastata inspireerib või ei, et kui pikalt ma saan vastata. rääkida? Mhm. Issand, ma mõtlesin kohe mõelda, ma Ei, läksin mul kohe on siin nagu see mõtteid tuleb ma läksin kohe mõttemustriga kaasa praegust, et Mm. Äh, mind mind kõige enam inspireerivad inimesed ja loodus. Ja ja just see, et kui on aega, päriselt veeta aega inimestega, päriselt veeta aega loodusega. Sest selles olekus ma tunnen, ähm, kui ei ole seda kiirustamise energiat üldse, et millised teemad saavad üleüldsegi tõusetuda. Ja kui sügavuti või kui avaraks saab minna midagi arutades ja sama looduses
et kui looduses ei ole mitte see, et nagu käin piknikul, noh, et nagu Mhm, tehtud, vaid et sul on aega seal olla ja jälgida. Nagu ma enne ütlesin, et ookean on olnud minu mhm, hästi suur õpetaja, siis äh, siis need õppetunnid on just tulnud sellest, et ma võin tuua ühe näite, sest ma arvan, et see metafoorina võib-olla ka äh, võib kõnetada sind ja võib-olla ka mõnda kuulajat. loodame. Ma olen veendunud, et kõnetab. Sest et ma just mõtlesin seda, et kui me rääkisime palju sellest ähm, noh, et sellest sirutusest Mhm, ja sirutusjulgusest, et ma just mõtlesin eelmisel aastal ma jõudsin iseenda jaoks selle metafoorina ka ookeanil, ma olen õppinud palju usaldust ja just elu usaldamist aga ma mõtlesin selle peale, et arvestades, kuidas kõik on kõigega seotud, et kui üldiselt on see, et kui noh, et kui inimesed ise mõtlevad selle peale, et ma murdun, siis tavaliselt mõeldakse, et noh, et see murdumine on kas nagu puuks või minnakse katki pigem nagu kristall, mm, noh, tükkideks. Aga kui mõelda, et see murdumine on pigem nagu ookeanilaine, et kui ookeanilaine mm, tõuseb ja siis enne, kui ta saab ookeaniga nagu ülejäänud ookeaniga taas üheks, et siis see murdumine on. mhm, Et kui mõelda selle peale, eh, et see, kui meile tundub, et ma enam ei jaksa või et ma hakkan murduma või katki minema, siis see on tingitud noh, see on nagu see eraldatuse illusioonist tingitud. Ja see eraldatuse illusioon on ka puhtalt meele tekitatud. Et kui sa tegelikult mõtled selle peale, mis sul kõik on ja mitte niivõrd selle peale, et äh, mis mind ümbritseb, mhm, vaid et millega ma olen ühenduses. Nii looduse kui ka inimeste mõttes, et kellega ma olen ühenduses. Et siis tajuda seda ühendust, et siis see, kui sulle tundub, et sa murdud, siis see on ainult hetkeline see eraldatuse illusiooni kogemine. Ja siis, kui see murdumine on ära mhm, nagu toimunud, et see ei ole see katastroof, vaid tavaliselt alati sellest murdumisest tegelikult ju tõustakse tugevamana. Et mhm, kui sa lähed läbi mingist väga keerulisest räägin täiesti omast kogemusest, lähed läbi mingist väga keerulisest kogemusest, siis selles olukorras olla on väga ebamugav ja juba natuke aega hiljem, kui sa oled sellest läbi tulnud, ehk siis jällegi nagu nii-öelda ookeaniga üheks saanud, ja sa vaatad tagasi, mõtled, assa nuga, kui hea mhm, õppetund. Ja et ma väljusin siit tugevamana, et ma olen just endale vaadanud, kui olulised on need õppetunnid, kus ma siis tegelikult jõuan nagu sellele oma tõele lähemale, et ma saan lasta minna mingitel, et ma püüan olla kuidagi kellegi või millegi heaks, vaid et ma jõuan sellele oma tõele lähemale. Ehk siis see, et kuidas sa mõtestad seda, et mm, kas sa murdud nagu või lähed katki nagu kristall või siis või oks või et sa murdud nagu ookeanilaine? mm. See oli nii ilus metafoor, et mind hästi kõnetab see. Ma muidugi pean küsima, oled sa valmis jagama ühe näite, kus on sinu isiklik kogemus, kus on see murdumine olnud selline? S sest et ma räägin oma kogemusest Mhm, ja ma siin saates olen mõelnud nii, et me julgeme avada ka teemasid, mis võib-olla on isiklikud ja luua see uks lahti inimestele, et see on nii oluline, et me mhm, julgeme öelda, et vot see on see kogemus, tänu sellele murdumisele ma saan lähemale ise nii nagu sa ütled, ma sain lähemale iseendale, mina olen ise ka jaganud mitmeid olukordi,
kus ma tegelikult ju saan tuttavaks rohkem iseendaga. Mhm. Tänu sellele, et ma olen olnud selles olukorras. Ma ei teadnud Mhm. ja siis ma hakkan teadma. Mhm. Ja siis ma selle murdumise, nii nagu ütledki, et mul väga jäi kohe mõtlema selle ookeani peale, et ookean on ju üks. Ja kui see laine tõuseb, siis see julgus ka eralduda, julgus nähtavale tulla, julgus oma teed minna ja see on mingi inertsiga. Mhm. Ja see võibki olla hirmus ja hirmutav Mhm. eemalduda. Mhm. See on nagu lastel ja täiskasvanud, kui nad hakkavad eemalduma oma perest. Mhm. Või siis eemalduma kust iganes grupist, eks ole, et eralduma, eraldumise kaudu me tavaliselt surime ära. Kui me Mhm. klannist välja heideti, siis oli surm oli kindel. Mhm. Et see on nii tugev surmahirm meie sisse kodeeritud. Jah. Ja selle tõttu ka see ookeani metafoor minu arust on nii ilus, et see nõuab julgust, see sirutus, see eemaldumine, see eristumine. Seal on nii suur jõud, et seda ka ei saa ka tagasi hoida seda. Mhm. Ja siis, kui see murdumine on ära toimunud, siis ma saan jälle ühte. Aga hoopis teises kohas, hoopis teise energiaga. Täpselt. Rahunemine, küpsemine, Mhm. targemana, selgemana, julgemana, et siis järgmisele laineharjale minna ja Mhm. siis jälle spiraalina edasi minna, et mind see hästi kõnetab. Jah. Et oled sa valmis tooma ühe näite näiteks nagu, et kus sa ise võid öelda, et vot sellisest olukorrast ma arvan, et mind on aidanud see metafoor ookeaniga. Siis mul seda metafoori veel ei olnud. Ma mõtlen, et see ilmselt, kui sa küsimuse esitasid, siis ma mõtlesin, et ähm, kuna see teema iseenesest, noh, see oli juba disainitud olema väga polariseeriv, siis ma mõtlesin, et kas öelda või mitte öelda, aga nagu sa ütlesid, et kui hääl on, siis tuleb seda kasutada. Siis noh, kuulus koroona kaasas, on ju. Mm. Ja ma olin just ka siis, kui see lugupeetud Hiina härra Milanos maandus, siis ma olin just seoses messiga, ma olin tegelikult Milanos. Mm. Aga siis veel keegi ei teadnud, et ta oli Milanos maandunud, kui ma jõudsin Eestisse tagasi, siis on ju. Aga ja siis, kui ma kuulasin uudiseid ja ma mõtlesin, et kes selle stsenaariumi kirjutas? Mm. Mina küll ei tea, et ma oleksin kuidagi avaldanud soovi selles mängus osaleda. Ja mulle tundus et see kõik tundus, et siin on midagi nimeda. Ja siis ma taliujana mõtlesin, et minul on tugev immuunsüsteem, Mhm. et ma selle pulliga nagu ei, aga seoses sellega, et mina otsustasin, et mina usaldan oma immuunsüsteemi rohkem kui seda pulli, mis nagu globaalselt ühiskonnale peale surutakse. Ma veel jälgisin ka, seda oli, siis oli väga huvitav oli jälgida seda, kuidas ma vaatasin, et kui filigraanne plaan. No nagu tõesti see kognitiivse dissonantsi Mm. tekitamine ja et see, et kui varem, noh, mina olin pidanud ennast terveks inimeseks, siis üks hetk sain teada, et ma olen asümptomaatiline. Mm. noh, nagu siis käis see, et noh, et see, mis lugu jutustati, see kogu aeg Mhm. muutus. Aga ja siis ja ma sain aru, kui ebamugav oli olla selles kohas, kus lihtsalt jäädes truuks iseenda sellele, et ma usaldan enda sisetunnet ja oma immuunsüsteemi rohkem kui seda, mida äh, tõe pähe püütakse maha müüa, Mm. siis järsku olles terve ja ma ka ei jäänud kunagi koroonasse. Mis tegi mind veel ohtlikumaks, sest need, kes olid põdenud, siis need Mhm. ikkagi said kohvikusse ja kontserdile. Aga kui sa põdenud ei olnud, siis sa olid ja see, kuidas siis serveeriti, et ma olen ühiskonnale ohtlik element, siis see tekitas minus ma mõtlesin, et isegi enam ei varjata seda, et see on nagu rahva tervise huvides, on ju. Vaid et nii jõngalt väänatakse käsi. Ja ma jäin selle käigus ilma mõnedest sõpradest, kes olid olnud mulle lähedased. Mul oli
päris selliseid äh, julm ei ole võib-olla õige sõna, aga noh, igatahes selliseid vastasseise endale lähedaste inimestega. Ja, ja siis see, millest ma olin varem lugenud hingepimedast tööst, siis vot äh, selle käigus ma käisin sealt läbi, sest ma olin sellest varem lugenud, aga ja siis püüdnud sellest aru Mm. saada nagu noh, nagu niimoodi analüütilise meele kaudu. Ja siis ma kogesin seda ja tõesti, see oli see, et selles olla oli väga ebamugav, aga siis ma hakkasin ka iseendale esitama küsimusi mingite lapsepõlvemustrite kohta, et Mhm. kas minu valikud olid sellepärast, et ma tahtsin olla tubli või ma tegelikult tahtsin mingeid asju Mhm. teha. Ja kuidas ma otsustasin, et kui ma niikuinii juba ei käitu nende reeglite järgi, noh nagu mis Mhm. siis praegu oleks minult oodatud, et aga mis on veel need asjad, mis tegelikult ei ole kooskõlas minu enda selle tõega Mhm. ja joondatusega. Et kas ma teen veel kusagil teistes kohtades ka sarnaseid valikuid. Ja, ja siis ma sain aru, et äh, kui ma kui rääkida sellest hinnangulisusest, et kui ma siis rääkisin asjadest sellisest hästi autentsest ja neutraalsest kohast, et siis see justkui tekitas teistele inimestele ruumi, et nad ei pidanud ka mingit fassaadi Mhm. püstitama, vaid et nad julgesid vastata mulle sarnasest kohast. Et see tegelikult siis omakorda nagu vabastas teisi Mhm. ka mingisugusest sellisest, ma pean tõestama ja olema võib-olla sellisem või nagu minult oodatakse, Mhm. vaid et tegelikult ma olen selline, aga ma ei julge seda Mhm. näidata. Et see oli ja noh, ma olen ikkagi praegu tagasi mõelda sellele, et millest kõigest me läbi tulime ja kui keegi oleks, ma ei tea, 7 aastat tagasi küsinud, et teate, et selline disko läheb maailmas lahti. Kas keegi oleks uskunud? Mhm. Ma oleks mõelnud, et kuulge. Ja ometigi, Mhm. siin me oleme roosad ja rõõmsad, Jaa, targemad ja ilusamad. kuulasin sind ja mõtlesin kohe selle Covidi peale, et see oli päris keeruline aeg. Et Jah, see ja see puudutas ju paljusid, et mina kõiki. mäletan, et või noh, jah, kõiki, aga selles mõttes ka, et osad said sellega rohkem pihta kui teised selles mõttes, et kellel olid piirangud, kes ei saanud reisida, kes ei saanud oma perekonnaga kokku. Et tegelikult võeti ära meil vabadus. Jah, Ja ma ei taha pikalt minna sellega, et kas oli õigustatud või ei olnud õigustatud, mhm, kes mingeid valikuid tegi, kes otsustas vaktsineerida, kes otsustas mitte vaktsineerida, mhm, kes jäi haigeks mitu korda, inimesed surid. Statistika ütleb, et grippi on surdud rohkem kui koroonasse, eks ole, ja nii edasi, et see võib-olla no ei ole mõtet võib-olla sinna minna, küll aga mis ma arvan, millest nagu puudu jäi sellel ajal suuresti, oli sellest inimlikust empaatiast ja kuulamast teineteisele, et mis see sinu valik on ja miks sa seda valid ja kus see ja mis see kaasa toob, mis mõju mhm, sellega kaasas on. Et mina näiteks oma armsamaga me füüsiliselt ei saanud kohtuda terve aasta tänu sellele Covidile. mhm, Sest ei olnud võimalik lihtsalt ei olnud võimalik, sest olid koroonahotellid, pidid olema karantiinis, mhm, 2 eri riigis elades oli noh, kui abielus ei ole, lapsi ühiseid ei ole, mhm, siis see tekitas nii palju ebamugavust ja sobimatust, et me mhm, valisime siis mitte reisida teineteise juurde nendel väikestel ajaakendel, kui see võimalik oli. Ja mis see kaasa kõik tõi, mhm, et ja ja samamoodi mind hästi kõnetab see, et kelle tõde ma siis räägin, et kas ma siis allun sellele struktuurile, sellele reeglile, sellele vaatele, et nii peab tegema, mhm, või ma julgen öelda, et ma tegelikult teen seda oma heast äranägemise järgi, heatahtlikult ja austavalt. Ja ma toon siia kohe selle mõtte selle maskiga sisse, et näiteks, et kui väga paljud hakkasid kandma ju maski, eks ole, mhm, siis kui mõtleme ka seda, et kelle jaoks siis see mask on, et kas see mask on minu enda kaitseks või mask on teiste kaitseks. Ja ka see, et
kuidas me seda maski siseruumides kanname või kui me kohvi joome, siis kas me siis võtame ära ja siis noh, Siis ei ole. jah, ja nii edasi, et seal Sest on et selle vabandust, jah, räägi. et lihtsalt, et kõik need, et mitte ka seda nagu praegust nagu väga tuld võtta sellest, et Jah. küll aga väga paljud sellised reeglistikud tõid minu jaoks nähtavale paar väga olulist asja. Üks asi on see, et see tõi nähtavale meie väärtuskonflikti inimeste vahel. Ja see oli üks sügavamaid väärtuskonflikte, mis tekkis, sest see nõudis otsuseid. Jah. Ma ei saa enam silmi kinni pitsitada, et meie väärtused on erinevad, ma valin asju erinevalt ja see ei ole minu tõde enam. Mm. Ja mitte seda, et ma olen oma tõega teiste vastu, aga ma ei saa ennast nii-öelda panna olukorda, mis ei Mhm. ole minuga kooskõlas. Mhm. Ja vot seal tuli minu meelest see, kus tõesti loobuti või kaotati sõpru, perekondadel oli keeruline, suhetes oli keeruline. Mhm. Et see tegelikult tõi kaasa väärtuskonflikti, mis tuli nähtavale ja ei olnud oskuseid väärtuskonfliktiga ka sellisel moel kas ringi käia või ka tegelikult neid otsuseid siis sellisel moel ka vormistada, et me ei saagi siit koos jätkata. Sest Mhm. väärtuskonflikt nõuab otsust. Jah. Jaa. Et Ja see oli osa sellest, noh, mulle tundub, osa sellest plaanist oligi, noh, süvendada rohkem konflikti. jah, ja võib-olla see teine pool siis tuli nähtavale, et puudus ka empaatiline võimekus, turvaline psühholoogiline võimekus luua ruum, kus sai rääkida. Jah. Kuidas mina näen seda, kuidas mina suhtun sellesse, ilma rünnakuta, nii nagu sa ütled, et kui ma räägin neutraalsest kohast, kuidas ma asju näen, kuidas ma suhestun, et kas mul on siis see vastasinimene samasugune või ta räägib ei, kuidas sa aru ei saa, et sul tuleb neid asju teha. Mhm. Et kui palju me hakkasime teineteist suruma enda tõesse, selle asemel, et luua ruum, kus oli turvaline rääkida. Jah. Aga sest sellel ajal oli ka see, et ühelt poolt oli see, et justkui me pidime kõiki päästma, aga samal ajal äh, me pidime ka kõiki kartma. Ja läbi hirmu on väga lihtne manipuleerida. Ja kui sa ja samal ajal ei saa olla see, et on turvaline ruum, kus rääkida, kui sa kõiki, kes räägivad, kardad. Just. Ja selles mõttes see oligi noh, nagu sellist turvalist ruumi välistav. Jah. Kahjuks. Ja tõesti, see on see kogemus, aitäh, et sa jagasid seda kogemust. See kohe tõi mulle ka kohe mälupilti ja emotsionaalsele kehale kogemust tagasi. Ma pean tunnistama, et ma alguses mul olid ikkagi käed niimoodi puusas, ma mõtlesin, mis asi see on ja nagu mida ja miks ja noh, ma isegi ei räägi sellest nagu mis noh, nagu ettevõtjana, mis siis on ju toimus, kui öeldakse, et ja uksed kinni. Aga siis ma õppisin ka seda, et kui, et noh, et millal iganes siis pood saab jälle uksed avada, et vahepeal minu vastutusala on iseenda rõõmunivoo hoidmine võimalikult kõrgel, sest et muidu selleks ajaks, kui ma saan uksed avada, mul on peast hall, kui ma jälgin ainult seda, et umbes, et kas käive on langenud 95 või 93%, on ju. Et minu fookus oli sellel, et ma hoidsin iseenda rõõmunivood kõrgel ja ma olin väga tänulik, et Eestis loodus jäi lahti. Sest et ma alguses, kui vahepeal käisid kõlakad, et pannakse loodus kinni nagu paljudes Euroopa riikides, siis ma mõtlesin juba seda, et aga kui ma smuugeldan ennast sinna mere äärde kella 3 ja 4 vahel öösel, et kas siis saab? Aga et ma käisin ujumas ja ma mediteerisin ja ma tõesti, ma tegelesin väga palju selle iseenda rõõmu kultiveerimisega, sest see ikkagi ju noh, et see õnn ei ole midagi väljaspool, mis ma mõtlen ka, et kuidas on niimoodi, et nendes lääne ühiskonna muinasjuttudes, mis ju ka noh, nagu kujundavad, on ikkagi siis see, et kas mingi võlukepp või võlusõrmus või tulipunane lilleke või alati on midagi, mis on meist väljaspool ja siis ta on ikkagi ka 7 maa ja mere taga. Et et me ei jahi ju tegelikult midagi, mis on meist väljaspool, vaid et see minu enda rõõm lähtub minu seest. Ja et see on see, mis on minu valikute allikas. Ja seda ma sain väga palju praktiseerida sel ajal, nii et see oli nagu selline väga hea treeninglaager sellele iseenda rõõmu kultiveerimisele. Ehk et ühelt poolt saab siis vaadata seda, et see oli justkui kingitus ka. Ma arvan, et
inimesed, kes selles otsustasid, et nad ei läinud nagu täiega ohvrirolli, sest Mhm. keeruline oli kõigil. Just. Vaid et kes vaatlesid seda kui okei, missugused õppetunnid ma siit Mhm. endaga kaasa võtan, siis need, kui praegu rääkida nendega, siis on väga paljud on sellele õppetunnile tänulikud. Just. Hoolimata kõigest sellest nagu kannatustest Mhm. ja kaotustest, ikkagi tänu on see, mis täna prevaleerib väga paljude, kes lähenesid sellele teadlikult ja mitte ohvri positsioonilt. Just, et no minule endale meeldib hästi metafoor linnust. Mulle sellest ma kirjutan siin ka raamatus, et vaata, kui lind lendab, siis lind ei otsi, kas see oks, kus ta puhkama hakkab, tema raskusele vastu peab, on ju, või kas on habras või mitte habras. Mhm. Et lind lendab ja kui ta tahab puhata, siis ta lihtsalt peatub seal okse all. Ja kui see oks on liiga habras tema jaoks, siis ta lendab edasi, ta usaldab oma tiibu. Jah. Ja minu jaoks vot selle metafoori juures mul alati on küsimus, et kas minu enda usaldus mu tiibadele Mhm. on olemas. Seda mitteteadmist, kas ma usaldan, et minu oskused kannavad ka seal, kus ma ei tea, kus ma ei näe, ma ei ole kunagi olnud, ma ei ole kunagi seda kogenud varem, aga ma usaldan enda tiibu. Ja seal on see, et et nagu see põnevus ja seiklus on väljaspool seda mugavustsooni, kus sa tead, et su Mhm. tiivad kannavad. Aga sa lähed nagu uljalt sinna väljapoole. Just see vaprus, millest Mhm. Brené Brown Just. räägib. Et see ei ole mitte julgus, vaid et see on vaprus, et Mhm. sa lähed sinna oma selle ka nagu selle oma südametarkuse Mhm. ja selle teadmisega ja usaldusega, Mhm. et ikkagi elu tahab, et sa võidad. Et see ei ole see hulljulgus, me ei Jah, räägi sellest hulljulgusest, et ma ei ole kunagi teinud, ma ei ole ühtegi asja korraldanud, ma ei ole kunagi mitte jah. midagi ja siis ma ütlen, ma lähen ja teen neid asju nüüd, sest ma arvan, et mu tiivad kannavad küll ja hüppan kaljult alla. Ikka parem kõigepealt proovi üles hüpata. Jah, et ma arvan, et see ei ole see, aga mida ma näen palju ja olen ise olnud selles, et kui pikk teekond on olnud minul endal siit peast südamesse, see 20 sentimeetrit. Mhm, Sellesse päris ehedasse, et ma olen jõudnud oma südamesse koju. mhm, Ma oskan täna juba öelda, mida ma oskan ja mis on mu võimekus. Ja ma tulin just konverentsilt, kus üks väga äge terapeut Inglismaalt ütles, et agility instead of ability. mhm. Ehk et see paindlikkus, see agiilsus Jah, võimekuse asemel. Et me täna oleme, et üks asi me ei saa ilma võimekuseta. Aga kui me ainult toetame ainult võimekusele ilma selle paindlikkuse, loovuse, mängulisuse, selle julguseta, siis seal tekkis minul täiesti see avamine, et oo, et kui oluline, et tõepoolest, et et kui suur julgus tekib sealt. paindlikkus on tänapäeval nii kiiresti muutuvas Jah, maailmas, on üha kaalukam. just. Ja seal meil tekib minu meelest see suutlikkus, et mitte olla vanas vormis, vanal moel, nii Mhm. nagu me kunagi Aardla tänaval olime, Jah. vaid pigem, et Aardla tänava mängutarkusest me Mhm. täna istume siin aastal 2026, 2 säravat elukogenud naist, me oleme Mhm. hoopis teises kohas Jah. ja tõenäoliselt järgmise 20 aasta pärast me istume hoopis teises kohas, Jah. hoopis teise taiplikkusega, hoopis teise Mhm. sügavusega, tõenäoliselt teistsuguste metafooridega. Jaa, Ja ja kindlasti. ja minu meelest see on see elu võti, et me käime kogu aeg spiraali püüdi ülesse, aga Mhm. iga kogemus, nii nagu ka Covid, see on õppetund ja kas me suhtume sellesse, issand, õuduse org, Mhm. või siis, et ma õppisin sealt seda Jah. ja samal ajal ma luban olla sellel emotsioonil, hirmul, kurvastusel, ka ärevusel, Mhm. ebateadlikkusel, et ma olen tegelikult hirmul, sest ma ei tea, Mhm. teadmatus, ka see võib-olla ka kaotusvalu, mis sellega kaasas käib. Mhm. Et et ka see õppetunnile keskendumine ei tühistaks ära julgust tunda tundeid. Jaa, sest et me oleme ju sündinud Jah, inimestena ja see, et me tunneme tundeid, on osa selleks, nagu inimesena siin maailmas elamise jah. kogemusest. Sest et see on see ka osa sellest Mhm. värvipaletist.
Mhm. mis rikastab elu. Jaa, nii et selle tõttu on minu meelest nagu nii oluline ollagi kohal hetkes siin ja praegu ja julgeda kogeda, mis sellega kaasas on. Mis on see, millest ma olen tänulik ja mida ma õpin? Mis on see, mida ma täna tegelikult veel teha ei julge, seda sirutust, minu sees ei ole seda sirutust veel, seda tiivasirutust. Aga ühel päeval olen ma valmis need tiivad laiali sirutama. Täna lihtsalt ei ole veel see päev. Aga ma juba näen seda, võib-olla seda teed enda ees. Ja lubada sellel, minu meelest sellel teekonnal olla, see protsessil olla. Et ma ikkagi näen palju inimesi, kes tahavad nagu hästi ruttu protsessis arengus nagu brigaadauh, ma ikkagi ütlen, et see on nagu Mhm. brigaadauh, et ma tahan kohe areneda siin ja praegu. Et no noh, et mul on olnud ka kliente, kes on nagu pahurad selle üle, kui ta ütleb, et ma mõtlesin, et ma käisin nüüd juba noh, nagu täitsa mõned korrad, eks ole, teraapias. No nüüd ma peaksin olema täitsa korras. Mhm. Et noh, nüüd on tehtud küll. Mhm. Noh, on ju käidud ja tehtud ja möllatud ja noh, nüüd minu meelest olen ma täitsa ideaalses kohas oma eluga. Mhm. See ei käi nii. Et elu on teekond. Mhm. Meie õppetunnid aitavad meil olla täpselt see parem versioon iseendast iga päev homseks, järgmiseks korraks. Jaa. Ja vot seal on see koht, kus minu meelest tekib see elu ilu. Ja see mängu ilu, et ma julgen elada, sest et see üks lause, Oscar Wilde'i tsitaat, et mis mind koroona ajal hästi kõnetas, oli see, et to live is the rarest thing as most people merely exist. Ehk siis elada on erakordselt haruldane, sest enamus inimesi pelgalt eksisteerivad. Ja ma just mõtlesin, et see mind tegelikult kannustas ka elama oma tõele lähemal ja mitte minema kaasa sellega, et minu valikud tapavad kellegi teise vanaema, sest see on ju nonsense. Aga see, mis ma tahtsin öelda selle tiivasirutuse kohta, siis ma mõtlesin, et on need kaks nagu, et osad on see, et nad juba, et miks ma juba ei ole, on ju galaktikute vaheline direktor. Ja teised on see, et nad on saanud kaasa selle, et ära ikka liiga sära ja ära ikka, kas sa ikka ja noh, nagu see. Ja siis nendele, ma ütleksin teise ookeani No nüüd tuleb metafoori järgmine kaasa. metafoor, Ja, nii, sest ole hea. et kui sa oled ookean, siis ole ookean ja ära kahanda ennast tiigiks lihtsalt sellepärast, et mõned inimesed ei oska ujuda. Oi, mulle väga meeldib see. Sest see on see, mida ma näen ka ühiskonnas palju ja see, mida ma näen, just praegu hakkab see hooaeg, kus poodi tulevad no 9. klassi lõpetajad tulevad valdavalt, siis on keegi ikka pereliige kaasas, kes peab ikkagi siis selle valiku heaks kinnitama. Ja just paar päeva tagasi oli ilus preili tuli ja ma arvan, et 9. klassi ja tuli koos isaga. Ja noh, nad tulid niimoodi sellise näoga, et noh, et me oleme siin nagu mingi asjus, on ju. Siis ma küsisin, mis nende lähteülesanne on. Lõpuhingi. Ja siis ma küsisin, et noh, et kas on ju kinnine või lahtine või et kui pidulik, siis tänapäeval on ju noh, nagu seinast seina. Ja et kas madal või kontsaga ja siis isa ütles, vaatas mulle otsa umbes sellise näoga, et just selle madal või kontsaga kohta umbes, et mis küsimus see on, ta ütles, et madal, ta ei mahu muidu tuppa ära. Ja see preili ei olnud, no isegi kui ta oleks olnud üle 2 meetri, siis ikkagi isana nagu, kas sa saad? Aga see preili ei olnud nagu üldsegi erakordselt pikk, eriti arvestades tänapäeva seda noort generatsiooni. Ja siis ma küsisin täiesti spontaanselt, kui madalad need laed siis on? Sest et kuidas sa ütled oma noorele teismelisele, sina kui autoriteet eeldad. Sest et kuidas tema siis saab käia niimoodi uhkelt ja sirge seljaga, kui sa ta surud nagu madalama lae alla, kui seal lagigi on. Et see
noh, nagu see teadlikkus Mhm. on, seda ma suure rõõmuga alguses, päris alguses ma ei tundnud veel, et ma no ise natukene tundsin, et nagu, et need kingad, kuhu ma peaksin sisse astuma, on natukene suured. Ja siis nagu inglise keeles öeldakse, et pun not intended, aga tegelikult intended. Aga et ma aasta-aastalt olen järjest ikkagi rohkem saanud aru, et minu roll on tegelikult ka see, et kui ütlevad vanavanemad või vanemad või tädid või kes iganes, et umbes, et mingid naelakasti Mhm. viited ja laternaposti viited ja nagu kõik see, mis ilmselgelt ei ole tõstev, Mhm. vaid on nii hinnanguline, siis mul on ikkagi see, kas sa saad. Noh, Mhm. et ma siis sean küsimuse alla kõik need hinnangud, Mhm. mis nagu niimoodi lendavad. Sellepärast, et kus see noor inimene õpib oma selga sirutama, kui ta kodus saab kaasa selle naelakasti. Ehk et mida nad ju teevad? Nad annavad omaenda vaate, neile sobiks nii. Aga kas tegelikult sobiks? Ja siis nad ütlevad, et see on see, mis sobib ja mis ei sobi. Ja sa pead tegelikult olema minu selles mängumaal, minu kastis. Minu arvates ta peab olema madalate kingadega, minu arvates ta peab olema kõrgete kingad, minu arvates ta peab olema nii, minu arvates peab ta olema naa. Mhm. Ja sa ei saagi peegeldust sellele, et see meeldib sulle või mida sa ise tahad või mis Jah, värvi sa tahad, mis sorti sa tahad, kui jah. pidulikku sa tahad, kes on see, kes kannab seda. Täpselt, sest et Et need on need küsimused, eriti mis kui on vanaisa, kes on nagu väga kindlalt teab, milliseid kingi üks noor preili kindlalt ei tohi kanda, siis mõtlen, et aga lõppude lõpuks, et tema läheb nendega sinna Mhm. aktusele ju, Mhm. vanaisa ei lähe. Ja ja see, et mis me anname kaasa, nagu sa alguses ütlesid, et kuidas me mõjutame Mhm. oma naabrit, Mhm. kolleegi, nagu kõik see ja need väikesed laused, et kas sa anna nagu noh, nagu molli ja ülehinnangu või sa ütled midagi tõstvat, et me oleksime rohkem tähelepanelikud. Jaa, ma arvan, et see on nii oluline ja et võimendame seda veel, et see tähelepanu, mis sul niikuinii on, vaata, millele sa seda suunad. Jah, Nii enda kontekstis, kas sa vaatad ennast armastava pilguga? Millal sa viimati vaatasid ennast peeglist armastava pilguga? Oma varbaid, oma sõrmi, oma ja keha. ütlesid oma varvastele, et sa neid armastad, et sa tänad neid, et kuidas läbi elu nad on sind toonud. Just, et kuna sa teed seda armastavalt Mm. ja kui sa vaatad kedagi teist, et siis kas sa vaatad ka kedagi teist selle pilguga, et mõtle, kui imetlusväärne on see, mida ta tegelikkuses kannab või kui julge ta on või särav ta on, et märkad ja anna see märkamine positiivselt kingina selle teisele edasi. Jah. Aitäh, Vivian, ma kohe olen nii tänulik sulle, et me saime siin vestelda teemadel, mis olid nii olulised, vahepeal ka keerulised ja mulle väga meeldisid su metafoorid ja mõtted. Nii et tahad lõpetuseks veel midagi siin veel lõppu öelda inimestele, lisaks sellele tähelepanule, mida me siin koos vormistasime? On sul veel midagi hingel? Hingel. Sul hingel, sinu meelel, sinu Ähm, ähm, mm, no siis oleks järgmine veel nagu järgmine tund. Aga tead, kui sa, sest et mina ei mäletanud seda, et me olime naabritüdrukud, ma pean tunnistama. näed sa, mis kõik välja tuli vanas No eas? täpselt. Küll aga, kui sa rääkisid sellest, et kuidas me on ju kõik lapsed ilma selleta kõik kogunesime õues ja kõik need mängud, mida me mängisime ja osad olid seal noh, nagu maja ees, aga osad ikkagi läksid Jah. kaugemale. Ja meil oli emaga selline kokkulepe, et siis, kui ta arvab, et enam-vähem on aeg, et ma koju lähen, siis ta tõmbab minu toas kardina ette. Oo! Ja see, millal ma seda märkasin, noh, ega ma ju kogu aeg ei Mhm. vaadanud, aga aeg-ajalt siis vaatasin. Tahamalt vaatasin sealt, kus oli see Jah. kelgumägi ja sealt, noh, Nii. seda ikka nägin. Ja siis ma olen hiljem mõelnud selle peale, et see on selline väga tore ähm, äh, kasvatusmeetod, et seal on usaldus, Mhm. seal on see, et on aeg, aga ei ole seda
on ju, Mhm. et hakkame lõpetama, vaid et seal on selline ja et see on nagu selline mänguline usaldus ja ma arvan, et just sellises ruumis kasvada, selle eest ma olen väga tänulik ning see ja ka see põhjus, miks ma hakkasin sellest kardinast rääkima, mulle meenus, et aastaid hiljem, me leidsime enekese vahelt, mina olin oma emale jätnud kirja siis, kui mina olin läinud mängima, tema polnud ilmselt töölt veel tulnud. Kirjas seisis "Tomba kartine ette, kui õige aeg on." Ma arvan, ma peaksin selle uuesti üles lugema kokku, mitu kirjaviga on, sest ma tean, et tõmba oli 2 M-iga ja õige oli 2 I-ga, kindlalt. Ja kartin oli T-ga. Aga igatahes, ja see kokkulepe oli niikuinii, Mhm. aga igatahes mul oli ka oluline jätta talle sellesisuline kiri. Nii et ma arvan, et kui siis rakendada rohkem kardina ettetõmbamist, kui õige aeg on ja vähem nagu sellist hinnanguid, siis on elu väga palju toredam. Et oleks usaldust. Jah. Aga selleks, et usaldada, on vaja teada iseennast ja julgeda ikkagi välja öelda, mida sa vajad ja Mhm. lubada enda loovusel tulla ja mitte lubada oma loovust sandistada. Jaa, sest et Jah. see, äh, miks ma arvan, mis ma tahtsin öelda veel selle hinnangulisuse ja usalduse puhul on see, et me kipume andma hinnanguid nagu omaenda sellest väga ahtast Mhm. vinklist. Tegelikult me ei tea, et see inimene, mida ta sellesse elusse on õppima tulnud, et Mhm. kust ta tuleb ja kuhu ta läheb ja see, mis minu sellest ahtast vinklist tundub, et no ta peaks ju niimoodi tegema, Mhm. siis tema õppetunni jaoks see on võib-olla täiesti irrelevantne. Mhm. Ja et just seda meeles pidada ja usaldada, et siis need suurepärased õppetunnid tulevad võimalikult siis vahvas võtmes. Aitäh sulle, Vivian, veel kord ja ootan põnevusega taas kohtumist. Head kuulajad ja vaatajad, selline see saade meil sai. Imesärava Vivian Vauga, ma tahan sulle ikkagi öelda, kuigi Vivian Unt. Rääkisime väga olulistel teemadel, kuidas loovus saab kasvada siis, kui su elus on keegi, kes on innustunud ja vaimustuses ja on elevil su loovusest ja kui tähtis on leida see tõde iseendaga ja ja olla siis üks ookeaniga ja mitte karta murdumist, et see oli oluline meeldetuletus. Sa kuulasid ja vaatasid Lilian Saage podcasti ja näeme juba 2 nädala pärast. Näeme jälle!